Tere, kallis Raadio 2 kuulaja, olete väga õnnistatud, sest et teie ees on maailma esilinastus saatele nimega Kanakott. Saade, mis on sama konkreetne kui sinu abikaasa, kes võib-olla peab armukest. Ja stuudios on 2 saatejuhti ja naissaatejuht, nii et ütleme tere. Tere! Tervist ka minu poolt. Mina olen Mattias Naan. Mina olen Kristjan Oden. Ja mina olen Kadri-Maria Mitt. Meie naissaatejuht. Nice. Nii on. Nice. Ehk siis teeme algust, ei hakka siin ümarat... Lõppu tegema. Ei hakka kohe ära lõpetama, ei tee ka ümarat juttu selle kohta, et eks siis paistab kauaks see siin püsima jääb, aga suvesaade on meil lepingu järgi 13 saadet. Vaatame, kas need jäävad püsima, ikkagi tegin ära selle nalja. Jah, aga nüüd äkki alustame või? No jah, ma mõtlesin ka, et väga huvitav moment on, et midagi alustada. Et läbi ajaloo on tegelikult inimesed alustanud midagi. Ja nii ka siis meie proovime siin esmakordselt alustada kolmekesi koos saadet, et loodame, et te leiate selle nauditava olevat ja... Jah, me proovime meeles hoida seda, et inimesed meid reaalselt kuulavad ja siis, aga väga põnev tähelepanek, Kadri-Maria, et tõesti läbi ajaloo asju alustatud. Ja, mida sa näiteks viimati alustasid peale selle saate? Hiljuti söömist. Mina alustan üsna iga nädal dieeti, erinevat dieeti ja see nädal ma alustasin getodieeti. Ma alguses arvasin, et see on nagu geto nagu see... Ettevaatlikult. aga hoopis oli teistsugune dieet. Saab liha süüa ainult. See dieet on see, ja. No mina alustasin, kuna ma olen siukse, nunnu ikkagi, nunnu inimene, siis mina alustasin näiteks 4 aastat tagasi maailma parima suhtega. Algkooli alustasin. Ei. Suhtega tervitused Musule ja... Väga ilus, mul ka süda oleks hellaks. Kindlasti ei olnud hommikul tüli, mille pärast ma siin jätan head muljet. Aga mul tuli meelde, et ma alustasin kunagi umbes 8 kuni 10 aastat tagasi autojuhi lubade tegemist sellega, et ma tegin tervise selle tõendi ära. Okei, need põhimõtteliselt on varsti load käes. No on alustatud, kuigi see tõend on vaja uuesti teha, kui nüüd peaks seal uuesti see tee jalge alla saama võetud. No selge. Niivõrd, nagu me alguses ütlesime, niivõrd konkreetne see saade ongi. Väike ülevaade sellest, mis on maailmas alustatud. Algas ka meie suvine saade Kanakott ja laseme teile veidi muusikat. Äkki lepime kokku, mis me järgmiseks räägime ja vaatame edasi. Ja tere tulemast tagasi kuulama saadet Kanakott, mis vaatleb siis maailma asjadele Kanakoti rakursist ja võib-olla käsitleb valdavas enamuses teemasid, mis ei ole hetkel olulised. Just, aga mis need teemad siis võiksid olla? Mis ei ole praegu oluline? Mis ma arvan, mis ei ole praegu oluline? Näiteks, et kas on nagu miniatuurse jõe hobuleiad kuskilt? Kas tema oleks siis ojaponi? Näiteks selline teema. Hea küsimus. Kuulajatele ragistamiseks. Jah. Ja teine, et sama struktuuri pealt, kui sa hea struktuuri oled leidnud, et siuke väike kalambuur teha, siis miks mitte jätkata? Mul tuli kohe meenus üks kaelkirjak, et miks kael tal nii pikk on kaelkirjakul, sellepärast, et ta saaks puu otsast kõrgelt neid lehti kätte süüa. Et sama loogika järgi peaks olema ju siis elevandi lont pikk, sellepärast, et ta topib oma nina igale poole. Kas meil on veel teemasid, Mattias, äkki, mis täna olulised ei ole? Täna veel saates must pesu, kas veidikeseks veel toolile või otse pesumasinasse? Mina olen vist selles koolkonnas, et toolile ikka või vannitoa põrandale. Absoluutselt otse korvi, see ei ole, see ei tule kõne allagi. Ikkagi natukene aega, paar päeva peab nagu andma neile õhku hingata kuskil põrandal. Ja veel, et kui võtad lehmakommi, lõikad selle 4 tükiks, kas siis seal on 4 vasikakommi?
Te võite naerda ka nagu väga kõva häälega, kui on naljakas. Ma arvan, et on. Ma mõtlesin, et peab vastama, ma vastan, et on. Ahah, jah. Aga see muidugi eeldaks, et see, et kui ma tükeldan 4 lehmaks tükiks, et siis tuleb 4 vasikat. Aga siis ta on ju tegelikult lihtsalt hukatud lehm. Väga vägivaldselt hukatud lehm. Seega see vist... Ja see ei toiminud nüüd. Hukatud lehmakomm on siis 4 tükki. Aga mitte loomadest, vaid kommidest rääkides, siis oleks mul veel pakkuda teema pulgakomm, toit kui aksessuaar. Toit kui... Aksessuaar ma ütleks pigem. Ei, see ei olnud küsimus. See on üks ja sama asi. Siis ma ütleks, et toit. Kui see ei olnud küsimus. Kas te väiksena, minu jaoks aksessuaar. Väiksena ma tegin... Ikka ei olnud küsimus, aga lähme edasi. Okei, küsim. No ma... Okay. Arutleme ikka. Arutleme. Mina tegin väiksena niimoodi, et ma panin selle, ma ei hakka pliiatsiga näitama, see on Raadio 2 pliiats, ma ei tea, kelle käest see käinud on. Panin pulgakommi suhu ja siis mängisin, et see on mul käigukäest. Kas te ei teinud seda? Tegin küll panid nagu esimene? Mina tegin väiksena vastupidi, ma panin käigukasti, panin suhu. Mängisin, et see on pulgakomm. See pulgakommi manööver oli minu jaoks teiseks lähim kokkupuude autojuhtimisega, mis mul siiani on olnud pärast seda tervisetõendi tegemist, nii et sobiv teema. Aga selles mõttes, miks ma selle tõstatasin, et sul on komm suus, aga et see pulk on kogu aeg näha, et siis ta on ühtlasi ka nagu ehib inimest. Huvitav palju on neid juhtumeid, kus on pulgakomm on suus, väike poiss jookseb ja kukub selle endale kurku. Minu arust see on põhioht pulgakommi puhul, on ju, aga ma ei tea üldse kedagi, kellel oleks seda juhtunud. Aga see on kõige turvalisem komm, mis kurku võib minna, sest siis on kohe see pulk võtta, millest päästa. Ma arvan, sellest see algeski äkki. Kuulaja, kui te tunnete, et me eksime oma teooriatega, siis kirjutage kauavoib@gmail.com. Igatahes nendest teemadest siis saate teises pooles pikemalt. Kuulame taaskord veidikene muusikat. Eetris on uus ja värske suvesaade Kanakott. Stuudios on 2 saatejuhti ja naissaatejuht. Mattias Naan, Kadri-Maria Mitt, Kristjan Oden. Kanakott on siis saade, kus käsitleme teemasid, mis kui vaatad läbi kanakoti, siis mis paistma jäävad. Mis siin ikka paistab? Mis seal ikka paistab, jah. Need teemad paistavad, mis ei ole eriti päevakohased teemad. Eelkõige. Justament. Ja nüüd ongi õige hetk viia teema sinna, et tuleb maailma kõige esimene kanakoti ajaloo segment. Ja alustame siit kindlasti meie suvise saate püsisegmendiga, milleks on huvitavaid fakte ajaloost. Mina kui suur ajaloohuviline, ent sellest väga vähe teadev inimene, siis uurin välja põnevaid fakte ajaloost ja siis need saavad teile teadmiseks. Täna kukkus siis kanakotti selline huvitav komme, mis on juba täiesti iidne, ent uuesti elustus jõuliselt viktoriaanlikul ajastul, mis siis teadupärast on suurem enamus 19. sajandist. Ja oli selline komme, et tehti kas siis armastatu või siis ka juba lahkunu juustest omale ehteid või ka teistele. Missuguseid täpsemalt? Selliseid dekoratiivseid, mitte selliseid, nagu mis pulgakommi pulga asemel võib-olla oleks, aga nagu käevõru või? No pross või? Pross juustest. Siis see pani mind sellele mõtlema, et kui praegu õpilasfirmad mõni aasta tagasi tegid neid puidust lipse, et miks mitte. Ja meil kunstiringis tehti kuivand apelsini viilust kõrvarõngaid. Koukida vannitoa sealt äravoolust kõik karvad välja ja siis tegelikult praegu mul isegi meenub, et ma olen näinud, kellegi oli lipsu asemel pats. Äkki ta oli viktoriaanlikust ajastust rennanud siia. Ta oli kindlasti väga moetundlik inimene. Kas ma enne kuulsin valesti, sa ütlesid, et oli komme teha kannatanu juustest? Või ei? Kustutanu? See inimene võis kindlasti elus olla kannatanud, aga see oli kas lahkunu või siis lähedane, et armastatu näiteks. Selge. Oota, aga praegu vist tegelikult ju läheks ju vangi selle eest. Ma mõtlen, et kui sa nagu, sina võid ju armastada isikut, kes sind vastu ei armasta. Ja kui sa saad kuidagi
nagu jaole, et saaks Mattias muidugi vaatab enda rakursist ainult seda teemat. Mattiase vuntsidest saab endale teha vuntsid. Mõni Mattiase fanaatiline fänn, kui tuleb kõrvas tilpnemas Mattiase ja ma juba tean, kui ta läheneb, sest ma kuulen. Mattias, mina oleks sinu asemel väga ettevaatlik igalt poolt lahkumisega. Muidu lahkud ära ja ongi vunts läinud ja ongi lahkunu vuntsidest kõrvarõngad. Aga äkki kuuleme muusikat vahepeal. Selle reipa laulu pealt on jälle tore minna üle ajaloo hõlma. Mul tuli meelde, et meil oli ju ka ajaloo segmendi kõll mõeldud, aga me ei teinud seda vist. Meenuta, sest meil on eeltöö tehtud ja meil on tegelikult meeles, aga ma see pidigi, nagu sa mäletad hästi, olema selline improvisatsiooniline. Väljakaevamised ja värgid. Ja nii, ja tere tagasi nüüd siis kuulame meie ajaloosegmenti. Rändasin taaskord sarnasesse ajastusse, ehk siis selline 19. sajandi teine pool ja seekord siis USA's. Ja seal siis ühel linnaametnikul sai ükskord küllalt ja ta võttis või ütlesime siis, et surus läbi seaduse, et avalikus kohas ei tohi viibida muuhulgas siis koledad inimesed. Sinna alla siis kuulusid erinevad variatsioonid, mis tol hetkel siis koleduse alla kvalifitseerusid, ehk siis igasugu sandid, lombakad, no kõik sellised inimesed, kes võib-olla ei näinud silmale halb vaadata. Silma riivavad, okei. Ja siis see hakkas muutuma pärast esimest maailmasõda, kui veteranid tulid tagasi ja ei näinud üldse paljud väga kenad välja, siis hakati leebemalt sellesse seadusesse suhtuma. Aga mis minu meelest kõige huvitavam selle juures oli see, et see alles USA's niimoodi laias mastaabis kaotati ära see seadus umbes 50-ndatel ja siis seal samas, ma ei mäleta, mis Chicagos oli see, alles siis aastal 74 mõeldi, et okei, aitab sellest. Aga siis neil oli mingi... Me pääsesime napilt võib-olla mõne aastaga. Meil poleks probleemi olnud sellel ajal, aga ma ütlen, kas nad käisid siis, korrakaitsed käisid mingi etalonjoonistusega ringi, etalonjoonistusega, et see... Oota, aga mis mõttes meil poleks probleemi olnud, kas vanasti olid inimesed koledamad või? Ei, meil on ka ju õigus, ja. Nii, kuidas seda kontrolliti, kas sa seda ka tead? No lihtsalt vaatasid peale, tundus rõve, siis pandi kinni või? Näitasid politseinikule. Mis see siin lombakas mine kinni? Trahv oli $1–50, mis tol ajal oli väga suur raha. Et mine tee korda ennast. Või mine ära. See on sel ajal ka väga suur raha. Aga ma olen kuulnud väike reaalne info, mis ma reaalselt ka tean, mis on üllatus, et mina midagi ka tean. Olen ka lugenud paari pealkirja. See on tegelikult seadus on tulnud kaasa tänapäeva telefoniäpis TikTok on ka väidetavad algoritmid sellised, et nad ei suru ettepoole ja inimeste feedidesse inimesi, kellel ei ole siuke nii-öelda ilus nägu. Kole, jah. Aga TikTokis seal vist üldse lombakatel nagu väga asja ei ole, sest seal on enamasti vist on see tantsimise jaoks mõeldud keskkond või? Nii palju, kui ma olen näinud, et veteranid ei tantsi. Jah. Vabandan juba ette. Vabandame, kõik kolmekesi vabandame ja teeme pildi ka pärast ja vabandame. Ajalugu, sellega saab see segment läbi. Ajalugu ja kaevamised, üleskaevamised, ajaaeg ja püramiidid ja muusika Saade on Kanakott, mida te kuulate praegult. Kallis Raadio 2 kuulajaskond. Ütlesin vist õigesti selle väga lause. Väga hästi ütlesid, jah. Imeline stuudios on 2 saatejuht ja naissaatejuht ja teemadeks teemad, mis võib-olla ei ole hetkel kõige olulisemad. Võib-olla ei ole isegi mitte kunagi üldse olulised need teemad. Seda parem, sellepärast me neist räägimegi. Just, aga räägime nüüd siis asjadest, mida me mitte kunagi ära ei viska. Need asjad, mis on kuskil riiuli peal. Minul on üks niisugune väikene nagu topsikene, kus sees on palju väikseid vidinaid, mida ma mõtlen, et kui lähen sinna topsi juurde, vaatan, miks see tops siin on? Siin on asjad. Mis asjad siin on sees? Siin on, mis asi see on? See on see mingine klamber. Ja, see tuli sealt, ma igaks juhuks seda ära ei viska. Ja siis jälle saad aru, et see topsike on vajalik,
mitte kunagi tegelikult, on ju. Kunagi ei lähe neid asju vaja, aga ikka igaks juhuks hoiad ära. Tavaliselt läheb asju vaja siis, kui sa oled nad ära viskanud. Jah, just. Mina ei viska ära kunagi, vaata, kas eesti keeles ei olegi sõna. Söögiristad on sõna. Ma hakkasin nugekahvleid ette lugema. Ette lugema kõike, mis mul on. Mul on nimetatud keermo, on see mul põhiga kahvel. Nii, nugekahvleid sa ei viska ära. Ühesõnaga, kõikidel on, ma tõenäoliselt see on nagu fakt ja garanteerin, et kõikidel on, kui sa just ei harrasta minimalismi elustiili. On hunnik nugekahvleid ja sa kasutad umbes neist 2, mis reaalselt töötavad, ülejäänud on nürid, vale kujuga, ei mahu suhu lusikas näiteks ja sa ikkagi hoiad neid, lähed kolid uude kohta jälle kummiga ühte patta kokku kõik ja võtad need kõik kaasa, sest et äkki tuleb järsku 32 inimest ja neil on kõigil samal ajal vaja omale eraldi nuga. Kuule, aga lusikate teemal, mind on täiesti nagu üks hetk avastasin, et on olemas pika varrega teelusikad, mis on kõige paremad asjad üldse maailmas. Kas see on see latte lusikas või? Ei, ma ei tea. Ütleme pika varrega lusikas. No Siim on nimi. Ütleme, et Siim on lusikas. Avastasin need, mine pekki, jumala head on. Sul ei lähe käsi majoneesiseks näiteks, kui sa purgi põhjast kraabid. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlemagi selle peale, et miks on supilusikas, mis on suur lusikas pika varrega ja siis tehakse teelusikas ja siis tehakse varres ka väiksemaks. No nagu teed juues läheb mul käsi väiksemaks. Ei lähe ju. Teie arvamused, palun. Teie arvamused. Kadri-Maria, mis sa arvad sellest lusika probleemist? Ma arvan, et sama palju kui just eelmise teema kohta. Ma just mõtlesin, mul ei ole midagi lisada, sest vist tuleb välja, et ma viskan kõik minema. Sa viskan minema või? Isegi padjad või? Patte mina ei suuda ära visata, mul on olemas 1000 kollase ilaplekiga mingi padi, millele ma panen püüri ümber, sest selle ma sain kunagi vanaemalt, hea, mugav padi. Isegi kui ma sellega ei maga, siis ta on seal, kus ma hoian oma teisi tekke ja linasid, mida ma ära ei viska, kuid millel on augud sees. Aga ja selle jama on see, et neid ei saa viia ka taaskasutusse, sest see näeb lihtsalt nii rõve välja see padi, aga ma ei taha ka ära visata seda patti. Ehk siis asi, mida ma mitte kunagi ära ei viska, määramatu hulk patju. Tere tulemast tagasi Kanakoti saadet kuulama. Me oleme oma saatega jõudnud senimaani sinnamaale, et me teavitame nädala single. Meil on vaja maha öelda nädala single, kelle me oleme ise välja valinud. See käsitsi interneti andmetel on need väga tuntud single inimesed ka väga kaunid ja seetõttu me neid ka valime. Näiteks selle, kas me nüüd hakkame teavitama seda, kes on nädala single? Kas meil on see nädal on käes? On üks single on, jah? See on sõnas sees ka, vabandust, see oli loll küsimus. Ja single ongi juba üks, jah. Yeah. Okei, nii, trummipõrin. Selle nädala single on Brad Pitt. Palju õnne, Brad Pitt. Tule oma auhinnale välja Conjuring 21, kus on valve laud ja tule välja Brad Pitt. Tule välja Brad Pitt, bad trip, bad Brad Pitt. Ja see on kanakott. Auhinnaks on plaat. Ja sedapuhku on tegemist keraamilise plaadiga, mis mul ehitusest üle jäi ja mul on all keldris, see on päris suur siukene, ta ei ole päris ruudukujuline, ta on nagu siukene ristkülik. Ja ega ainult Brad Pitt ei saa seda auhinda võita, vaid saavad ka täiesti tavakodanikud võita, kes Instagramis ringi käivad vaatamas. Aga ma ütleks, et Brad Pitt saab esmajärjekonnas kindlasti. Kui Brad Pitt kohale ei ilmu, mis tõenäosus on, et ta ilmu on mingi 2%. Ma ei ole temaga rääkinud viimasel ajal. Ta ei võta kõnesid vastu, ta on hakanud chatima rohkem. Aga ma ei ole helistanud ka ise, et... Jah, aga põhimõtteliselt, kui Brad Pitt siis ei võida ja te soovite endale saada seda, oli see nüüd kahel või? Keraamiline, ütleme. Keraamilist plaati, Kanakoti eksklusiivset keraamilist plaati. Mis selleks siis tegema peab? Siis selleks peab tegema seda, et kõik kuulajad või pooled või ülejäänud numbrid protsentuaalselt ka teavad Instagrami keskkonda, otsige sealt üles Raadio 2 ja siis otsige sealt üles ilus rohelise taustaga või siukse raamikesega pilt meist 3.
alla on kirjutatud kanakott, kellaaeg 15:00 ja kommenteerige sinna alla kanakott. jah. Ja siis osalete loosimises ja kui tõesti Brad Pitt kohale ei tule, siis äkki võidate teie selle plaadi endale. Nojah, see on üsna tegelikult vähetõenäoline, et ta ei tule. Ma olen täitsa kindel. Lihtsalt meil on vaja plaani B. See on päris hea plaan. Mul on üks küsimus vahele, et kui te võileiba teete, et pasteedi võileibad, kas te panete pasteedi alla võid ka? Või jah, sest siis see oleks muidu pasteedileib. Jaa, mina panen. Ma ise ei pane, aga kui keegi paneb, siis mul on väga hea meel selle üle. Väga hea, aitäh. Kuulame siis muud. Kanakott. Kallis Raadio Kohe kuulaja, jätkub saade Kanakott. Kui tundsite ära selle kuulsa naisnäitleja, meelelahutaja elukaaslase hääle selles meie intro jutus, siis kirjutage kauavoib@gmail.com. Me tegelikult disclaimer, et me ei tea, kas see on võetud juba see aadress või me jõuame selle kähku teha. Aga igaks juhuks kirjutage ära juba, et essa alla. Nii et vabandust isikule, kelle nimi on kauavoib. Jätkame siis selle meie saatekesega, kus arutame teemasid, mis ei ole hetkel väga olulised, aga nüüd tuleb tegelikult veidi teistsugune segment. Loodan, et kuulaja on valmis. Segmendi nimi on Minu keskkooliaegne luule. Leidsin väikse märkmikukese. Ma täpsustaks, et tegemist on võib-olla isegi kladega. Tegeb küsimus, kas käendes on klademega. Mul on neid kodus klademetes. Mina ütleks kaustik ei ole või? No, aga ta on sellisest ajastust, et ütleks küll, et näed. Ma ütles, kui vana sa oled, et sa siukse asjaga käisid keskkoolis? Ma olin selles lahedas vanuses. 70 oled praegu. Jah. Igatahes minu luule segmendi, minu keskkooli luule segmendi mõte on siis see, et sellest põhimõtteliselt minu pere reliikviast, mis on originaalkoopia, nüüd saan aru, et see oli viga, see võib siin hävineda ju. See on vaja digitaliseerida kindlasti. Just. Siit ma valin ühe väikse luuletusekese ja siis palun ühel teist selle ette lugeda. Kes tahaks lugeda esimesena ühte luuletust? Mina tahan lugeda kindlasti. Nii. Ja siis vaatame, mis staadiumis ma mentaalselt võisin sellel hetkel olla ja palun. Kas see oli see aeg, kui sa läksid kuhugi kohta, istusid maha ja võtsid ühe tee kamba peale ja siis kuna vist raha väga palju ei olnud tollal, et üks tee kamba peale istusid ja see, kui sul oli üle õla kott kindlasti. Ja muljusid küünalt, küünlavaha muljusid ka. Ütleme, et see setting on loodud selleks. Kujutame ette, Mattias muljub küünalt üks tee kamba peale, raha ei ole ja kirjutab selliseid luuletusi. Ja tere tulemast kuulama segmenti Mattias muljub küünalt. Ei saa üle Emajõest, sest isa tuli ette. Kastaks vette oma käed, kuid näed, ta tuli ette. Hüppaks üle suland jää, ent ta jäi ikka ette. Väga ilus, Mattias. Väga kaunis. Kui sa mulle oleks kirjutanud selle luuletuse keskkooli ajal, siis... Aga kellele sa selle kirjutasid üldse? Ma ei tea. Oota, aga see luuletus läbi. See jätkub. Sa oled kasutanud erinevaid reapikkusi ja siin on hästi pikk vahe. Ja nagu riimuvate sõnadega olen ka vaeva näinud. Aga võib-olla need 3 tühja rida siin vahel olidki nagu see mõttepaus ja arutelu. Absoluutselt kindlasti, seal ei ole midagi juhuslikku. Sest Emajõgi on ka Isajõgi ja Emajõgi ongi Isajõgi. Ma juba ütlen praegu, et need read on väga problemaatilised tänapäeva kontekstis. Jah, see vist jätkub veel. Jätkub. Siin oli 2 rida vahel, ma natuke mõtlesin. Kui vaid isa teaks, mis ema teeks, siis kui jõgi peaks jääma tühjaks veest. Kuid keegi ei tea, ka ema õlelea. Õdelea. Ei tea. Vaid ema teab. Teate, mis kurb on või? Mul pole isegi seda vabandust, ma olin laps või ma olin noor. Ma olin 17-18. Mingi paar aastat tagasi põhimõtteliselt. Ma ei oleks nii kriitiline, ma isegi... Minu ema süda küll natuke sulas selle peale, nende ridade peale. Muidugi, sa oled ainukene ema meist. Jah, me oleme lihtsalt tühi koht ühiskonna mõistes. Eks sind lasteta. Mattis, kas sa mulle ka midagi annad lugeda?
jälgi siis neid reavahesid ja erinevaid reapikkusi, et ei pruugi olla tegemist erinevate luuletustega. Nii improvisid. See on hariliku pliiatsiga kirjutatud. Seega see võib veel muutmisele minna. Jah, see on 15 aastat tagasi kirjutatud. Oota, oled sa kindel? Ahah, okei. No hea küll. Okei. Nii. Sigimisorganite pesumasin läks liigsest kasutamisest. Samuti sai otsa liigsest tarbimisest. Nüüd, kui letid tühjad, jääb üle vaid olla üksteisega, sest nii on hea ja õige. Ikka 17 või? No. Wow. Mina olen väga uhke selle. Päris hea. Näitas siis, et pole vaja füüsilist armastust. aga mis hetkel sa lõpetasid luule kirjutamise või kas lõpetasid? Ja, just pärast seda ma arvan. Siis kui see, mis see siis? Panid klade kinni ja klade täis sai, siis aitas ka ja no minu arvates sa võiksid uuesti proovida. No eks seal on palju raha, ma arvan, luulekogumikes. Seal ei pea väga palju lehte täitma. Saad teha neid haikusid ja põhimõtteliselt neid samu, mis need on nüüd? Mis need sõnad on nüüd? Keiti Vilms ja need... Kalambuur. Ja. Seal paned lihtsalt ühe sõna lehe peale. See on paberitootjate lemmikformaat on luulekogud. Seal tehakse hästi palju eri lahendusi ja pannakse huvitava paberi peale. Teed kõigepealt kalambuuri kogumiku ja siis lähed piketeerid, et ärge vihmametsasid maha võtke. Jah, seal lõpus näiteks. Keeruline. Aga kuulame siia peale lihtsat muusikat. Mattias mudib küünaltali siis. Ja tere tulemast tagasi Kanakoti saadet kuulama ja tahaks rääkida siinkohal mõnest väljendist, mis on eestikeelsed vanad ja väga palju kasutatavad väljendid, aga millest mina nagu päris täpselt ei ole aru saanud ja tegelikult on isegi veits valesti aru saanud. Põnev. Räägi lähemalt. Nii, kas ma ütlen teie, esimene väljend, karuteene. Jah. See on ju täpselt siuke tunne, et see on nagu suur heategu, nagu karuteene tegi. Aga mina sain sellest kogu aeg niimoodi aru. Aga selgub, et see on hoopis, taha teada, aga välja tuleb halb. Oota, kus see äkki see moondus ajas siis või? Et nagu, et algusest tuli vaata vanasti. Ei, sellel oli siuke taust ka, et kus see tuleb, et vanasti olid karu ja sõber olid väga head sõbrad. Karu ja sõber. Karu ja mees olid väga head sõbrad, nad tegid kõiki asju koos. Aga miks mitte naine? See on teine saade, Kata. Joo küll. Nii, las ma räägin edasi. Karu ja mees olid väga head sõbrad või siis karul oli sõber, kes oli mees ja nad käisid mustikal ja lõbutsesid ja siis mees väsis ära ja heitis puu alla magama. Ja, karul on suurem kõht, karu sõi mustikaid edasi, vaatas mees magab, sõber magab ja sõbra nina peale läks ka kärbes maandus, ilmselt põdra oma. Ja karu vaatas, et oi hea sõber, et kärbes segab sõbra und ja tahtis nagu käpaga kärbse minema ajada, aga lõi kogemata sõbra maha. Assoo. Vaat see on karuteene. Ma mõtlesin, et see ikkagi algas nagu heast asjast, et oled lennujaamas, tahad oma kotti kuhugi vetsus käia, on ju, ja siis näed, et karu tuleb, ütled karul, kuule, viitsid valva mu kotti korraks, ma käin vetsus ära. Ja siis tuled tagasi, karu valvaski kotti terve aeg ja siis lähed nagu helistada elukaastas. Täitsa vägi, karu tegigi teine mul. Eriti normaalne karu. Ja sellest ajast saadik, sellest iidsest ajast saadik. Aga siis tuli see teine karu, kes tappis sõbra ära. Jah, kogemata jah. Siis lähme edasi, järgmine väljend on selline nagu vihma käest räästa alla. Kõigepealt alustame selle juures on oluline sõna on rääst taas. Nii, mina tean, et rääst on see, kus vihm nagu ühesõnaga nagu see katuse serv, mis on natukene seinast eemal. Selle vihma nagu ära räästab. Räästatud vihm. Nii, et vihma käest räästa alla, mina sain aru, et sa lähed sinna selle katuse serva alla, et vihma küll sajab on õues, aga et ma ei ole päris vihma käes, et nagu kehvast olukorrast natukene vähem kehva on.
aga selgub, et rääst on see, kus see vihm nüüd otse alla tuleb, mis katuselt koguneb, et see on tegelikult rääst. Ja aga miks sa sinna alla peaks minema? Või nagu täitsa nagu loll tegu ju, et mingi vihma küll sajab, aga ma mingi lähen astun sinna räästa alla, et siis mul nagu tuleb kõik kaela. Et mine lihtsalt natukene nagu väike samm veel tagasi sinna siis räästa alt. Et siis ei ole nagu vihma. Nii et ma ei tea. Veel, ma jätkan. Ma võin vahele segada. Ära sega vahele. Et uudistest kuulsin hiljuti rääkis, et politsei võib minna koolidesse narkokoeraga kindla kahtluse korral. Ja ma hakkasin mõtlema, et kindel kahtlus, mis asi see on? On kahtlus, on ju, aga kindel, oled sa kindel, et sa kahtlus? Teeme nii, et sa kahtlustad mind. Ma kahtlustan, et Mattiase juurde peab koeraga minema. Kas on sul Kas ma olen ka kindel selles? Aga ma ei ole kindel. Ühesõnaga, siis ei või minna. See on nüüd oluline koht, mida meeles pidada. Ja. Sellisel juhul ei lähe siis kindlameelne kahtlustamine on lubatud ainult. Ja ma kindlalt kahtlustan. Kindlalt, okei, siis võid tulla. Tavai. No, on teil ka midagi? Mulle tuli meelde küll üks väljend, mis ei ole võib-olla niivõrd naljakas, kuivõrd demonstreerib, kui rumal ma olen. Et mina eluaeg arvasin, et lepase reega on lihtsalt nagu mingi hõissa umbes siuke häälitsus. Ja alles hiljuti nagu aegluubis need sõna liikusid õhus teineteisest lahku. Ma saan aru, et nagu lepane ja regi, et nagu lepane regi liigub kiiresti. Et see ei olegi lihtsalt mingisugune suvaline nagu karjatus. Sa arvasid, et see on nagu johkaidii või mingi lepade reega. Püha jumal, oi, kuidas sa said ikka täitsa valesti aru. Minu endine elukaaslane oli, mis ta oli siis nüüd? Tal oli see, kui ma ei tohi saia süüa, mis mul siis on? Gluteenitalumatus. Saia. Nii, ma läksin poodi, vaatasin, et ostsin kana. Vaatasin pakkidel, võtsin paki, kus oli kana sees. Kanavõtti sees oli? Jah, kanakott. Seal oli kirjas jahutatud kana. Siis ma vaatasin, et või, siin on jahutatud kana. Läksin leti juurde, reaalse inimese juurde, lihaleti juurde. Küsisin sellelt lihaleti tädilt, et vabandust, teil on seal pakkides on ainult jahutatud kana. Et mu elukaaslane on gluteenitalumatusega, et kas teil on ka ilma jahuta kana? Järgnes 15 sekundit vaikust ja siis see on nagu temperatuuri mõttes. Oi, issand jumal. Paksult üle jahutatud kana. See on nagu paneeritud kana, sa sõid aru, jah? Toores läbi kotti näha ei olnud, et see on täitsa paljas kana. No, ma mõtlesingi, kus see jahu on. Kus nad peidavad seda? Mis nad sinna taevasse pritsivad? Kuhu nad selle jahu peidavad kana sees? Okei. Aga mul meenub ka, et kunagi, kui mulle osteti jalgratas, kui ma väike olin, siis tuli siuke väike brošüürike kaasa ja seal oli peal siis loosung, et naelkummi. Ja siis mina olin väga siuke osav kirjaoskaja, et mina mõtlesin, miks nagu see lahku on kirjutatud. Väärtegu on vaja parandada. Ühesõnaga, tol hetkel ma jällegi ei teadnud, et on selline ütlus olemas. Mina mõtlesin, et naelkummi nagu toode, nagu osta seda ka. Naelkummi ja lepase reega. Ma olin segaduses, et miks naelkummi on lahku kirjutatud, et see on ju selgelt, naelkumm on üks sõna. Ma olen ennast avastanud kasutamast väljendit, et vestluse käigus, et hakkad midagi lisama ja siis ütled, no ausalt öeldes... Ja, mida sa senimaani tegid siis? Valetasid või? Terve aeg valetasid lihtsalt. Petukaup. Jah, ausalt öeldes ma ei... Kui me nüüd täiesti ausalt räägime. Jah. Jätamegi õhku niimoodi. Aga mul on üks mitte naljakas punkt ka lõppu. Võib-olla Oden ei saa sellest aru, aga proovime ikkagi. Et on selline väljend öeldakse, et lakmustest nagu kujundlikult. Et see on selle... Mattias vaatab mulle ka siukse nagu otsa. Oota, mis see ütle aeglaselt? No indikaator, mingi olukorra indikaator. Lakmustest. Lakmustest. Lakmus.
kas te mõnes keemiatunnis ärkvel ka olite? 2 oli see ainuke aine, mis mul 2 oli. Siis kogu see minu järgmine point läheb seleta, me teetleme, et me saame. Lakmustest oli see, et sa said, ma ei mäleta, mingid erinevad testid olid, et kas aine happelisust või siis aluselisust said selle abil välja selgitada. Et kui see lakmustest äkki läks lillaks või kuidagi, no mingi siuksed asjad olid. Aga kui te ei ole kunagi kuulnud, siis räägin tühjusest edasi. Aga kasutatakse siukest väljendit, et et see on selle olukorra lakmustest, et nii on. Ja siis... Aga lihtsalt ma tahtsin välja tuua ja võib-olla rahva sekka rohkem viia ka nagu natuke siukseid uuenduslikumaid väljendeid, et lisaks lakmustestile oli meil ka metüüloranž ja fenolftaleen. Et miks ei võiks see olla näiteks selle olukorra metüüloranž? Sest keegi ei saa aru. Loomulikult, keegi ei saa aru, ei. No aga... Ma sain oma vastuse, nii et... See oligi siis meievaheline lakmustest. Mattese päevasena. Kuulate siiani või siiamaani või hetkel ka või kuulasite või kuulate järgi saadet nimega Kanakott. Saade, kus siis on 2 saatejuhti ja naissaatejuht ning kus räägime teemadest, mis ei ole hetkel väga olulised mitte kellegi jaoks. Võib-olla meie kunagi äkki on ja siis saab arhiivis lapata. Aga nagu meil siin on segmendid, siis lähme järgmise segmendi juurde, milleks on puisus või? Puisus 3000. Puisus. Teiste sõnadega puisus. No midagi, mis on nagu puiseks läinud. Meie oleme või siis... ka selle jana sündinud. Kes ei tea, siis meie oleme ka nii-öelda laval meelelahutajad. Rõhksõnal nii öelda. Nii-öelda laval. Hobi stand-up koomikud. Asjaarmastajad. Ja käime siis lavalaudasid hõõrumas. Taldas. Asjaarmastajad. Miks see teeb meist hobikoomikud ongi see, et me seda teeme kindlasti tihemini. Teeme hobi korras ja harvemini, kui võib-olla peaks. Aga keegi näitab mulle, oota. Järele, mitte järgi. Järgi, sellest võiks mingi pool tundi arutada. Räägime, võtame teemaks. Me pärast kuulame järgi kuulamisest. Aga nüüd liigume siis segmendi juurde, millest keegi ei ole veel aru saanud. Mis sa ütlesid, Oden, selle nime? Puisus 3000. Puisus. Käime esinemas open mic'idel, vahel bitt ei toimi, aga see on meil ikkagi kuskil mälusoppi nagu meelde jäänud ja siis me nüüd testiks, miks see ei toiminud või siis, et äkki tegelikult toimib. No Inge, jäta rahule, et enda arvates on ikkagi jube naljakas, teiste arvates ei ole üldse naljakas ja proovid täpselt samamoodi, mitte midagi ei muutu ja naised. Inimesed ikka ei naera. Aga ei taha sellest nagu lahti ka lasta, on ju. Ja nüüd... See võikski olla see segment, et lähme edasi. Kõik. Aga... Ma olen siis esimene julge. Sest minul ei ole selliseid asju. Mul on, ütleme, siuke valdav enamus võib-olla. Mul ka. Lugu oli siis järgmine sellises sõnastuses, et ma lugesin kunagi sellist nagu õpetussõna, et käitu üksi olles nii, nagu sa oleksid seltskonnas ja seltskonnas pea ennast üleval nii, nagu siis, kui sa oled üksi. Ja siis ma lugesin seda ja mõtlesin, et okei, oota, ma oleks seda. Ma lugesin seda ja mõtlesin, et okei, ja panin käe püksi tagasi. Ma pidin seda lugema uuesti läbi. No, aga kas te aru saite sellest? Jaa, vist sain, et sa oled seltskonnas käsi püksis siis kogu aeg. Ei no mõte, tegelikult selle õpetus oli mingisugune selline käitumisõpik või selline nagu natuke arhailine väljaanne ja seal oli see mõte, et sa peaksid olema kogu aeg justkui ühesugune, et mitte niimoodi, et kodus oled nagu rõve ja seltskonnas oled kena, et ole siis kodus ka kena. Aga siis ma olin Sina olid igal pool rõve. Niimoodi, aga ei olnud. Selles mõttes ma oleks võinud sel hetkel teha selle valiku, et ma olen see, kes ma teiste ees olen, aga ma saan aru küll, miks ei toiminud.
no sest et ei saa aru. Mina ei saanud küll aru. Ma pean samal ajal joonistan seda skeemi, et kodus oled niimoodi, seltskonnas niimoodi. Et jah, arusaamatus. Mul tuli preelde üks, millest ka keegi aru ei saanud. Kui see nüüd mulle tuleb õigesti meelde, siis see just oli mul meeles. Vot see. Inimesed, kes ütlevad, et sa pead elama oma elu nii, nagu iga päev oleks su viimane päev. Siuke, et YOLO ja värki. Aga mina pessimistina, ma näen seda just nii, et ma lähed magama ja siis sul on surmahirm, sest homme tapab su keegi ära. Oota, seal on jälle loogika küsimus. Jah, mina ei saanud jälle. Et see elama elu iga päeva, nagu see oleks su viimane. Ehk siis sa teaks, et sa homme sured ära. Ehk siis ma ei kujutaks ette, et ma nüüd järsku kuidagi sureks, vaid ma kujutaks ette, et mind mõrvatakse. Et see nagu, sa kardad, hirmus elad. Okei, sest sa homme ju sured ära. Lähed magama, oled niimoodi käed rinnal ja siis okei, millal see mees tuleb nüüd noaga. Ja siis... Miks sa arvad, et see on nii lahedal selle surma saada? Tõenäoliselt komistan lihtsalt. Me võiks sina järsku nii lahe oled, et mingi Mats Naan võiks lahedalt sai surma. Kätte Mats! See, ma arvan, et lihtsalt oled kuskil 5 aastat kopsukupu haige või midagi siukest. Ja lõpuks lihtsalt sul see väikene... Ma vabandan jälle. Lõpuks sul lihtsalt keha annab alla ja süda enam lakkab töötamast. Et ma arvan, et see on palju tõenäolisem. Sellel positiivsel noodil siis... Lõpetame segmendi, mis see segment meil oli, mis selle nimi oli? Puisus 3000. Puisus 3000, vol 1. No nii, tere tulemast tagasi kuulama Kanakoti saadet ja järgmiseks rubriigiks on meil Mattiase, kuidas ma ütlen, Mattiase nimest inspireeritud rubriik, mis kannab nime Nonsense. Nendega ma olen siin külas käinud, aga ma ise siin Kanakotis selles vallas ei panusta. Me ostsime ja frantsiisi õigused. Frantsiis osteti üle Kadri-Maria ja Kristjani poolt. No minu arust on see täiesti õigustud, kus naan, seal nonsense, et see käib sinuga kaasas, see ei ole kuidagi kuhugi kinni, ei pea jääma ära müüdama. Lahti, vajuma. Nii et nüüd ma teen selle kõlli sellele ka. Oota, aga ära tee veel. Ennem äkki natuke tutvustad, mis asi üldse nagu nonsense oma olemuselt on, et või arvad, et see räägib enda eest see? Ei, tead, ma alguses väga vaevlesin selle kirjeldamisega, aga sest ma ei teadnud vist üle-eelmise aastani, et on selline sõna nagu kalambuur eesti keeles olemas. Ehk siis ma ei osanud mitte kunagi selgitada, mis asi see on täpselt. Isanaljad, tobedad naljad, sõnamängud, kalambuur. No ja samas jällegi kalambuur, mina olen jällegi hädas sellega, et kalambuur on natukene nagu kuidagi... Läinud solvavaks. Natukene nagu kuidagi läbimõeldum, et vaata inglise keeles on pun, et see nagu on nagu lähemal sellele. Kui ma esimest korda seda tegin oma musule ühes raadiosaates, siis selle pikem nimi oli It makes perfect nonsense. Sest see äkki seletab seda paremini inimestel, kes inglise keelt oskavad. Puhtas eesti keeles. Puhtas eesti keeles, ilusas eesti keeles, Raadio 2, eestikeelses raadiojaamas. See teeb ideaalset nonsense'i. See pidi selgemaks tegema. Naan mõistust. No ütleme siis lollid naljad on need. Lollid naljad. Just nii, et nüüd segment Nonsense! Nii, kes alustab? Alustan küsimusega. Või lõpeta lause või siis vasta küsimusele. See on koerte hommikusöök. Lõuna. Auhaa. Ka päris hea. Cornflakes. Cornflakes, padam. Padam push. No okei, normaalne. See oli küll päris loll. Selleks ma siin olengi. No ma teen ka siis lolli nalja. Wow. Nii, tuntud koeratõu järgi nime saanud jook. No see on kindlasti korgi. Korgi jook. Ma mõtlesin saksa lambajook. Jälle olukord rikutud, kui ütled enne Mattiast midagi. No nii. Nii, Kadri-Maria siit tuleb siis vist punkt mulle, kuigi ei ole võistlus.
juba teine, ma ütleks siis. Kuigi ega keegi ei loe. Mitte keegi ei loe. Need on selleks, et ühel suurel majal jalgadel soe oleks. Suurel majal jalgadel soe oleks. Maja sokk. Jah, ma hakkasingi maja sussid ütlema, aga maja, ma ikkagi ütlen maja sokk, kuigi see on vale vastus, aga. Ja kas tuleb Mattiaselt midagi? Soki. Oot, mis veel Sokkel. Sokkel. Ei. Sokkel hoiab küll jalad soojad. Rõskes. Oota, ma panen soklid jalga. Sokkel. Võib-olla hästi soojustatud majadel hoiavad nad tõesti jalad soojas. Aga mis ajab siis? Ajab. Villasokid. Jumal. Okei. Nii, majadest. Ma võtan siis maja teemalise. Nimeta maja pidamises olev koht, kuhu saad jobud külalised kinni panna. Pildik. Trepi alla, ma ei tea. Seal ei ole mingit panni. Vaata, jobud külalised. Mina panen trepi alla. Ebameeldivad vastikud külalised. Rõlged. Jah. Nad on täitsa üldse ei meeldi, ma ei tea, miks sa nad kutsunud oled, aga nad on. Lohviga. Lohvikamber. Lohvik. Loft. See sobib ju. Jah, see oleks korralik. Juriidiliselt. Kohvik lohvikus, ei, kohvik loftis. Lohvik. Nii, aga ma ütlen nüüd selle õige vastuse. Dušikabiin. Okei. On nüüd pakkuda järgmiseks see on üks isik ja see on maailma noorim burleskitantsija. Ütle uuesti, korda palun. Maailma noorim, ehk siis teisisõnu maailma kõige noorem burleskitantsija. Maailma kõige noorem burleskitantsija. Titavoniga midagi. Titavon teet. Ei, ma ei tea. Titavon tiis. Titavon tiis. Ma ei saa midagi aru. Tita. Kas ma pean teadma mingit burleskitantsija nime selleks või? No see on küll selline, midagi, tähendab selline nimi, mida ma arvasin, et no Mattias vähemalt päästis olukorra. No mina ei saa aru jällegi. Mul on ka tunne, et see ikka see, et sa sealt maalt oled, see võinutab. Kui sa järgmine seda nädali singlit guugeldad, siis võid ka seda guugeldada. Luba on antud. Davai. No ma teen ka siis ühe siis selle veel otsa siia või? Jah, tee palun. Just selle rüü tõmbab selga kehva iseloomuga naisterahvas enne magama minekut. Pidžaama või? Pidžaama! Nii, 100 punkti. Mul on see. 100 punkti. Mina võitsin muideks. Mul olid kõige lihtsamad ja arusaadavamad. Ma lihtsalt... Ja olemegi jälle tagasi stuudios siin Kanakoti seltskonnaga ja tegelikult jäid mõned asjad veel arutamata, mõned sõnad. Kas olete tähele pannud sellist asja, et keegi ei ütle number 9 Ü-ga, aga kirjutatakse Ü-ga. Kõik ütlevad 9. Ööga. 9 või? 9. Kell on 9. Pool 9. Kui pool ees on L-tähe, pool 9. Ma ei saa magada nüüd, oota. Mis kell sa maga lähed? Pool 9. Pool 9. 9. Pool 9. 9. Kunagi oli ETV-s oli üks diktor, kes ütles Ü-ga, aga tal läks siis I, E läks I-ks, ühiksa. Et noh, midagi peab nagu ikkagi nagu valeks minema, et päris nii ei saa. Mul endal nii ei ole. Sina ütled 9. Ei, mul lihtsalt kõik, mul ei lähe kunagi midagi nagu... Ainult su bitid. Kas see, mul tekkis küss, ei saanud üks päev ei saanud und. Kas tuhkatriin on ju valesti käändatud ju? Kääratud. Ta peaks olema tuhatriinu. Ehk siis ta peaks urnis olema. Aga kas tuhkapäev on ka valesti? Ei, ma mõtlengi, et see on mingi soome laen sõna. Tuhkatriinu.
Tuhatriin. ja me läheme Tuhatriinu kahjuks matustele. Jah, sest et Triin on, aga äkki Triin tõuseb tuhkast. Tuhkast tõuseb Triinu. Tuhkastan Triin, tuhkastan. Tean, mis veel, inimesed ütlevad, need inimesed, kes ütlevad korvpall. Korvpall. Korvpall on. Ma tean, aga korvpall öeldaks ka 2 järgi. Korvpall, jah. Ja siis nemad, õunapuu. Mina ütlen õunapuu. Õunapuu. Sa ütled õunapuu. Õunapuu oleks nagu peaks nagu ütlema, on ju. Sünnipäev ütled, aga õunapuu ütled. Miks sa siis sünnipäev ei ütle? Vaata, mõned ütlevad. See ongi minu probleem jällegi. Ma tahan neid inimesi. Aga siis on veel inimesed, kes ütlevad kaardinad. Kaardinad, ja. Ja apteek. Ühesõnaga, see saade nüüd selleks, et neid inimesi vihata. Ei, jumala eest, vabandust. Jumala eest. Ja... Kõik te olete võrdselt armastatud, nii Kanakoti, Rõõmsa kollektiivi kui ka kõigi teiste inimeste poolt. Ja, meie esimene ainuke, hakkasin ütlema juba. Tuli see, mis... Meie esimene ainukene saade hakkabki vaikselt lõppema. Kuulake meid ka järgmisel nädalal. Sõnad said otsa või? Järel kuulamisest ainult, sest... Järgi kuulamisest. Kui teile meeldivad kordused, meeldib teile see saade. Just, stuudios oli, saade oli Kanakott, kus rääkisime asjadest, mis ei ole üldse väga olulised. Stuudios oli 2 saatejuhti ja 1 ütlesin valesti, ja naissaatejuht. Mattias Naan. Kristjan Oden. Mattias Kadri-Maria Mitt. Super, aitäh, et te meid kuulasite. Head lõbusat reede õhtut teile. Järgmise reedeni loodetavasti. Tšau.